Tere, head Tagavaramaraja toetajad, Rujanaudi blogi lugejad, muidu huvilised ka. Täna ei ole üldse laupäev, täna on pühapäev, aga väljas on nii ilus ilm, et ma mõtlesin natuke kaameraga ringi jalutada. Täna ei ole mitte niisama pühapäev, vaid tegelikult ma olen tulnud praegu koju metsa, selleks, et homme hommikul külaraamatukogu juures lippu heisata. Vabariigi aastapäeva puhul ma näiteks rookisin oma kirjutamiskuudi esise lumest puhtaks. Päike on hakanud nii kõrgelt käima, et paistab juba kirjutamiskuuti sisse. Ja nüüd lõpuks ometi ma saan näidata oma raamatu riiulit. Ülemisel riiulil on kirjastuse lummur, väike varu. Nagu näete, on lõpuks loomevõpsikusse ka talv pärale jõudnud. Täpselt selline, nagu raamatu reklaamimiseks sobilik on, sellepärast, et need, kes on lugenud järjejutud, teavad, et raamatu tegevus vähemalt alguses toimub külmas, talves, pimedas ka, aga see pole praegu tähtis. Siin on väike kirjutamis- ja lugemispesa. Öövaatega. No nii, kui me toas juba oleme, heidame pilgu hooandjasse ka. Siin on vahepeal naabruskond natukene vahetunud. 95% 4. verstapostist. Vahepeal suur uudis oli see, et Liis sai valmis kaanepildi. Liis on pannud ka enda instasse niisuguse tagakaane animatsiooni. Nii, aga tagasi hoondiasse. Niisiis, hetkel on meil 84 kaasalüüjat. Ma ei ole veel hakanud valmistama igasuguseid ainelisi auhindu, siis kui soojemaks läheb, nii et ma saan hakata õues meisterdama, siis ma teen sellest ka video. Küll aga postitan ma mitmesugust lisalugemist, seal hulgas pikemaid katkendeid ja sõnaseletusi Rujanaudi blogisse. Et see kõik on eelmisest videost saadik üles läinud materjal. Vahele natukene tööprotsessi juttu ka. Ja siis jõuame tänapäeva välja. Selle nädalane pikem katkend. Ja neid katkendeid lugedes ei tasu muretseda, et ma mingit sisu välja lobisen. Ma olen valinud kõik katkendid sellised, et isegi kui seal on midagi natuke tundlikku, siis ilma ülejäänud raamatut lugemata sa ei saa pihta, mida sa loed. Üks väikene uudis veel. Tänaseks on käsikirja enda kätte saanud ka juba keeletoimetaja. Ja ma oletan, et ta võiks olla töödega umbes selles sõnnikuhargiga läbi soputamise faasis. Niisiis, püsige kuuldel. Rääkige sõbrale ka. Lugege katkendeid. Vaadake sõnaraamatu sissekandeid. Ja peagi näeme jälle.